alguses tasub jah tegeleda niisuguse kvalitatiivse testimisega, et sa saaksid vahetut tagasisidet kasutajatelt. ja ja IT-toodetega on see nagu üsna lihtne, et sa võid kas või teha mingisuguse prototüübi valmis, ei pea olema toode, sa võid lihtsalt tõsta mingid kastid kokku, mingite tööriistadega panna need liikuma ja siis oma segmendi käest küsida, et näiteks, et kui sa teed mingisugusele auto töökojale tarkvara, et siis sa pead tegema niisuguse tarkvara, mis nendele automehaanikutele nagu tundub sobiv kasutamine. Eks me peame hästi tihedasti koos töötama nagu näiteks selle automehaanikutega, et tõstad need kastid kokku ja siis palud tal seda kasutada ilma juhendeid andmata, on ju. Proto.io ja kõige tuntum on Figma ja sealt saad eksportida endale niisuguse peaaegu landing page hiljem valmis ka. Teed nagu prototüübi valmis ja kohe näitad kasutajale, et kas on mingi asi, mida sa tahad ja proovi kokku koguda vähemalt nagu mingisugune 5 kasutajat, enne kui sa uue iteratsiooni teed, et vaata, kas hakkavad asjad korduma. Ja kõik need asjad, mis hakkavad korduma nagu niisuguse 5 või 10 kasutajaga või paranda ära ja siis tee järgmine iteratsioon ja võta järgmised inimesed. Ja selle käigus sa õpid nagu nii palju selle domeeni ja selle probleemi kohta iseenesest või enda kasutajate kohta, et seda nagu sammu, niisugust vahetut kvalitatiivset uuringut ei saa nagu vahele jätta, see on hästi oluline.